Tere kallid, oleme jõudnud siis Inimese tee 4. saateni. Mina olen Heino-Mart Laisk ja mina olen Tibu. Ja me siis püüame täna natuke rääkida Oidipaalkompleksist. Möödunud kord me sellest rääkisime ja tegelikult seekord läheme natuke edasi, et rääkida sellest Oidipaalkonfliktist siis latentsest east, mis on siis see 7 kuni puberteet. Ja võib-olla jõuame ka rääkida midagi puberteedist endast, et eks me niimoodi sujuvalt lähme vaatama, kuhu see jutt meid läheb. Aga alustame siis kohe sellega, et räägi, Tibu, sa, mida sina mäletad oma sellest 7., 6., 7. eluaasta kooli algusest? Üldiselt ma olen suhteliselt ära blokeerinud oma mälestused lapseeast, et seal on sellised tehnilised karakterid on olemas, et noh, et see juhtus või too juhtus, et mida või noh, aga noh, ma ise nagu nimetan seda niimoodi, et mälupildid neist olukordadest olen ma nagu ära kustutanud, et noh, ma tean, et kas me tegime, noh, mingid spetsiifilised olukorrad on. Ma tean, et me tegime toda asja või seda asja ja et see juhtus ja et nii mulle öeldi või nii oli, aga mul praktiliselt ei ole, noh, pildina mälus nagu enam ei joonistu välja need asjad, sündmused üldse. Ma arvan, et ma siin natukene nüüd räägiks nagu lahti, mida see Oidipaaliga siis õigupoolest tähendab. Mis ta sisu on? Noh, eks me möödunud saates natuke seda ka käsitlesime, aga Oidipaaliga siis tähendab seda, kus laps hakkab, noh, täpselt sõna otseses mõttes soovida abielluda või ühtesse asuda vastassoost vanemaga. Ja ühtesse asumine tähendab siis muidugi lapse jaoks seda, et ta tahab lihtsalt üheks saada, ta tahab lihtsalt temaga nagu, et tema on kõige tähtsam talle. Et see ei tähenda midagi selles mõttes seksuaalset nagu seda täiskasvanute puhul. Ja nüüd ütleme, kui me räägime tütarlapsest, siis seal on, noh, kuna isa on kogu aeg tegelenud tütarlapse võrgutamisega emast eemale, vabandust. Ja ema siis nagu figureerib siis sellise võõrasemana, kes samal ajal nagu tõukab last eemale. See on nüüd lihtsalt sellised arhetüüpsed küljed meie vanemates. Siis Oidipaalkonfliktis naine ütleb mehele, et vii see laps metsa ja tapa ära. See on see kujund, noh, see on nüüd kujundlikult loomulikult, et ta ei ütle seda nagu otse. See tuleb näiteks lumivalgekese muinasjutus. Võõrasema kutsubki kütti ja ütleb, et vii see laps metsa ja tükelda ära ja too tema tükid mulle näha, mis tähendab, et lapse tervik. Ta tunneb, et ta on nagu emaga ja noh, et ta on üks selles mõttes. Tal ei ole veel eraldi osi. Kes tunneb? Laps? Laps tunneb niimoodi, jah. Ja ema siis, noh, sümboolselt siis ütleb sellele kütile see muinasjutus, et mine vii see laps metsa ja tükelda ära. Et tooda tükid mulle näha. See kõlab nii kohutavalt. See kõlab kohutavalt, jah, aga ega tegelikult, noh, kui me asjade tuumani lähme, siis no sellepärast seal on ka kohutavad tegelased, nagu see võõrasema, kes on ju kole ja üritab 3 korda tappa lumivalgekest hiljem. Aga tegelikult on see lugu lihtsalt ühest tavalisest neiu sirgumisest alates sünnist kuni teismeeani. Ma kujutan ette, et inimestel on tegelikult väga raske näha seda muinasjutu sellene ja see tundub suhteliselt kohatu ja vastuvõetamatu, et sa tegid ühest muinasjutust, mis Disney poolt on veel eriti nagu ilusasti ära lihtsustatud, on ju meie tänapäeva generatsiooni jaoks. Aga et sa tegid sellest midagi nagu noh, nii primitiivselt rasket ja kohutavat, et ma arvan, et inimestel on väga raske, samamoodi nagu inimestel on väga raske panna lastele läbi selliste seksuaalsete väljendite panna selliseid nagu kogemus läbielamisi ja asju on ju panna külge, et eks väga loodan, et inimesed, kes vaatavad ja kuulavad seda, suudavad natukene nagu
avaramalt seda asja näha ja ei näe seda asja nii kohutavalt kitsarinnaliselt nagu noh. No, need seletused, mida ma siin püüan muinasjuttudele näidata, need on loomulikult sümboolsed. Ei midagi, selles mõttes, et Lõvikuningas mängib praegu mõtlesid. Lõvikuningas on jälle, noh, siin me räägime arhetüüpsetest kujunditest, tähendab, kuningas ja kuninganna on iga lapse ema ja isa. See ei ole päris kuningas ja kuninganna, vaid noh, minu isa ja ema on mulle ka kuningas ja kuninganna. Ja ema peale sünnitamist ja imetamise lõppu muutubki heast emast kurjaks emaks. Sellepärast, et ta hakkab sind kergelt ära tõukama. Ja, et noh, sest ema, no vanemate ülesanne on mitte see, et laps jääbki, no laps sünnib küll füüsiliselt ära, kui naine ta ära sünnitab. Aga tegelikult vaimne sündimine toimub alles kasvamise käigus. Ja kuna naine peab ka nüüd nii-öelda ära tõrjuma seda last, siis kujundlikult laps, noh, hästi sümboolselt seda arhetüüpi tajub kui võõrasema. Seda tähendab seal nüüd muinasjutus seda, et peale sünnitust või noh, siis peale imetamist see kuninganna või noh, lumivalgeks ema suri ja tema asemele tekkis, kui lumivalgek oli aastane, siis võttis kuningas uue naise võõrasema. Et tegelikult see sümboliseerib seda ema rolli muutust. Ja kui me nüüd räägime siin veel sellest oidipaalsest east, siis oidipaalne iga, kui see on õigesti lahendatud. Ma korraks tuleks tagasi, on tekkis üks küsimus. Et nüüd nagu mitte üldse nagu maha tehes neid vanemaid, neid emasid, kes imetavad last hästi pikka aega. No me teame ka oma tutvusringkonnast ja muidu on emasid, kes on rinnal, vabandust, kes on piimaga nii nagu rikkalikult varustatud või õnnistatud, et nad saavad pikalt lastele anda. Noh, meil on siin nagu mitmeid situatsioone olnud, kus naine jääb uuesti suhteliselt kiiresti rasedaks ja peab ära katkestama, et ta jõuaks natukene ise taastuda järgmise lapse jaoks. Aga on ka lihtsalt selles mõttes lapsed saavad kauem rinda oluliselt. Noh, me ei räägi siin poolest aastast või aastast, me räägime siin, mõni saab ligi 2 aastat, ma tean selles mõttes vanemad. Ei no kindlasti, vanasti oli tegelikult üsna tavaline, et sai 2-3 aastat. Aga mida ma mõtlen, on nüüd see, kui me räägime, et umbes aastaselt või kuskil sealkandis tekib nagu see rinnast võõrutamine ja emapiimast võõrutamine, mis tähendab seda, et lapsele antakse nii-öelda tõuge nagu edasisse ellu ja et umbes, et noh, et nüüd sa hakkad ise olema ja nüüd loomulikult seal on ka oluline väga, kuidas see rinnast võõrutamine ja kõik see käib, aga kas on oluline näiteks, kui see lapse imetamine läheb väga pikale ja siis on kohe tulemas see oidipaalkompleks. No, loomulikult seal on aastaid veel vahel, on ju, aga mida kaugemale läheb see lapse imetamise lõpetamine ja siis mida lähemal vastavalt on siis see oidipaalkompleks, on ju, seal vahel on loomulikult väga olulised aastad lapse arenguks, on ju, nagu me rääkisime, on ju, et noh, et laps tajub ema vaata ikkagi osana veel endast, on ju. Mitte osana, ta tajub ennast osana emast. Jah, okei. Aga mida ma nüüd mõtlen on see, et kui palju mõjutab siis järgnevat, kui palju see, mitte hilja, aga kui palju see hilisem rinnast võõrutamine lapse arengut mõjutab, et selles mõttes, et noh, me teame neid nii-öelda memmepoegasid, vaata, kes jäävad väga ema külge kinni ja ma olen kindel, et see on oidipaalkompleksi probleem ka, on ju, et kui ema ei saa last piisavalt hästi või piisavalt terviklikult endast eraldatud. Aga kas see imetamine ja oidipaalkompleks, kas nende vahel on ka nagu seos, et kui seal on liiga väike vahe või midagi? Tähendab, ma arvan küll, et tähendab, 2-aastaselt umbes tekib lapsel eneseteadvus ehk et ta hakkab aru saama üldse, et ta on eraldi maailmast. Et ta on kõiksust eraldi. Kuni sinna 2-3 aastani on ta täiesti emaga üks ja ta ei tee veel mingit vahet emal ja endal.
ta näeb nagu kõike ema seisukohast, kuigi ta nägemine avardub Ei, no ja ta hakkab jaa. tajuma ülejäänud maailma, ta ikkagi tunneb ennast kui osa emast. ta on nagu kõiksusega üks tegelikult, Jah. ehk et ta ei ole Tema veel kõiksus. iseseisvalt nagu välja kujunenud. Jah. Ja iseseisev kujunemine hakkab siis, noh, esimesed märgid on nagu inimese kujunemisest ongi see minateadvuse teke ehk et 2-3 aastaselt, kus ta saab aru, et mina olen olemas. Ja noh, kui see imetamine väga pikalt käib, siis tõenäoliselt jah, on raskendatud see eraldumise protsess. Ehk et siis on suurem tõenäosus, et see eraldumine jääb poolikuks. Et tekib selline nagu kastreeritud teovõimetu mees, kes väga kergesti pöördub pudeli poole ehk et siis mitmesuguste oraalsete rahulduste poole, suitsetamine, joomine. Ja muidugi, kui sa emast ei eraldu, siis isa kastreerib su. No siis selles oidipaal situatsioonis toimubki siis see, vaat isa ju ütleb, et ära puutu seda naist, see on minu naine. Kui sa teda puutud, ma lõikan sul munad maha. See on nüüd muidugi sümboolselt. Jaa, ma saan aru. Ükski isa ei lõika tegelikult oma poegadel mune maha. Küll, aga tekib olukord, kus nagu laps, tähendab mees oleks nagu hiljem munadeta. Nende kohta öeldakse, et ongi munadeta mehed. Selles mõttes, et nad on teovõimetud, nad on tihti üsna impotentsed. Üldiselt ei saa suhetega hakkama. Nad ei saa suhetega hakkama. Rääkimata sellest, et nad on tavaliselt äärmiselt armukadedud. Ja nad on lapsikud tihti. Selles mõttes, et nad on jonni palju ja ühesõnaga, et see on oidipaalsituatsioonis. Aga nüüd põhimõtteliselt mul on õigus selles, et või noh, see teooria on loogiline, et kui eriti poja puhul, kui ta liiga hilja ema piimast võõrutada, siis ta, noh, nagu sa ütled, et kuskil 2-3 aastaselt ta hakkab nägema ülejäänud maailma, niimoodi ennast emast eraldama seda teadvust. Ja kui ta sel ajal saab veel, noh, see kindlasti ei ole niimoodi, et punkt 2 aastat kukub ja ta hakkab seda tegema. Aga ma mõtlen seda, et kui ta liiga hilja sellest piimast võõrutada, siis tehniliselt emast eraldi olles ta ei tohiks enam seda piima saada, sellepärast et see hoiab teda nagu ema küljes kinni, kui ta peaks juba umbes, nagu tema teadvus peaks juba minema eemale. No midagi sellist on seal küll. Noh, seal on muidugi ka see aspekt, et kui laps tunneb väga kindlalt, et ema on tema jaoks olemas, siis on tal tegelikult nagu lihtsam emast eralduda. Sest vaata, seal on see efekt, et kui ma nüüd olen pisike laps ja mul, ütleme, ma olen 2-aastane või 3-aastane, mul tekib mina teadvus. Tähendab, see on esimene traumaatiline mõistmine, et ma ei olegi maailmaga ma olen üksinda maailmas, ma olen eraldi. Eks ju, ja nüüd peakski, isa peaks nagu julgustama nüüd seda, et ma julgen edasi minna, sest mul tekib kohe nagu tung tagasi ema sisse, piltlikult öeldes. Ehk et ma tahan turvalisse kohta, eks ju, ja oidipaal jah, siis see väljendub lausa seksuaalses, noh, kireks on seda vale nimetada, aga seksuaalses tungis ema suunas, et ma tahaks taga nagu, noh, nii-öelda naiseks võtta teda. Ja nüüd... Aga kas see naiseks võtta tahtmine, noh, nii-öelda sõnaliselt, aga kas see ongi põhimõtteliselt see, et ma tahan turvalisse kohta tagasi, ma tahan sellesse ossa, kus mul on nii-öelda kindel olla, turvapaika. Jah. Või see on pigem juba... Tähendab, see on tegelikult ikkagi seksuaalsus, mis seda tunneb. Ühesõnaga, ta tunneb tõmmet nagu naise suhtes. Aga samas on ta veel ema. Seal on veel selline segane seis, et see ei ole õieti ema ei naine. Ja sellepärast ongi seal oluline, et isa ütleks, et see on minu naine. Saad suureks, võtad enda oma ja siis oled. Aga isa peab seda oskama öelda niimoodi, et poeg ei muutu sellest impotendiks. Ühesõnaga, aga kui isa teeb seda selliselt, et ta alandab poega, ütleb, et sa oled vilets, sa ei kõlba ja sellepärast pead sa ära minema. No põhimõtteliselt see on kinni puhtalt vihastes reaktsioonides ja võib-olla läbi karistuse või mis iganes. Just, ja ka tütrele, kui noh, näiteks tütar nagu püüdleb isa poole ja isa ehmatab sellest ära, sest noh, ta ei ole enam midagi nagu kuulnud lapse seksuaalsusest. Mida enamjaolt isad ei ole. Enamjaolt ei ole, just nimelt.
ja siis ta võib seda teha niivõrd järsult, et ta noh, nagu ütleme, nagu seal lumivalgekese muinasjutus see tähendab võõrasema ütleb kütile, et vii laps metsa ja tapa ära. Aga kütt noh, tõmbab küll, noh selles loos, mis mina lugesin, seal oli, et tõmbab vibu vinna. Nool on ju falliline sümbol nii-öelda, et ühesõnaga, et isa on seksuaalne, aga ta ei vii seda teoks, seda tegu, eks ju. Ehk et noh, et ta nagu aitab säilitada tütrel seda väärikust naisena ja väärtust. Aga samal ajal teeb talle selgeks, et noh, et meie voodisse see nagu rohkem ei sobi. Mis siis noh, lumivalgekese puhul tähendabki seda, et talle öelda, kütt jätab ta ellu ja siis ta läheb, ütleb ta enam kunagi koju ei tule ja läheb siis päkapikkude juurde, kus hakkab siis tema see latentne iga nii-öelda. No ja siis päkapikud on sümbolid mitte lihtsalt isast, vaid päkapikud on ka sümbolid vanematest vendadest, meesterahvast, noh vastassugupoole mentoritest ja nii edasi. Pigem ühesõnaga, et see võib olla noh, sõbrad. No nagu meil, ühesõnaga me õpime, selles eas me õpime oma neid elurolle lihtsalt. Ja need ei ole enam seksuaalsed ja sellepärast on ka see need päkapikud, et nad on küll justkui nagu mehed, aga nad justkui nagu ei ole ka mehed, eks. Ja, et noh, nad on nagu sa ükskord ütlesid, et nad on rohkem nagu Krampi, Sneezy, Sleepy ja ühesõnaga. Just, nad on omadused. Just nad on pigem omadused, jah. Okei. Et aga nüüd on seal, noh, ühesõnaga meestest, kes siis oidipaalses konfliktis või noh, poistest, kes oidipaalses konfliktis saavad nii-öelda hästi, noh, õigesti siis koheldud isa ja ema poolt. Neis kasvavad tugevad selgroogud, tugevad enesekindlad, endast lugupidavad, naistest lugupidavad mehed. Aga, ja sama asi on tüdrukutega, et tüdrukud, kelle vanemad neid nii-öelda selles perioodis just ära ei riku ja ära ei hävita nii-öelda. Neist saavad ka tugevad naisterahvad, kes oskavad meestest lugu pidada, kelle seksuaalsus on nii-öelda terviklik, et noh, ühesõnaga neil on enesekindlus, nad peavad ennast ilusaks, nad ei muretse ühesõnaga sellepärast, nad on häbelikud, mitte ei tunne häbi. Jah, et selles mõttes noh, tagasihoidlik või mis seda see häbelikkus ja häbi on oluline, no minu jaoks, ma hiljuti avastasin selle enda jaoks, et häbelikkus on tegelikult see, mis naise teeb mehe jaoks seksuaalseks, mis on erutav. Ega paljas naine ei ole iseenesest erutav, sellepärast näiteks porno ja bordellid ja ka need ei toimigi, sellepärast et seal need on häbitud. Seal on kõik liha on letis nii-öelda, no seal ei ole nagu midagi, seal ei ole häbelikkust. Aga kui mees läheb läbi selle häbelikkuse barjääri, millega naine kaitseb oma väärtusi. Sest häbiga ma varjan oma nõrkusi, häbelikkusega ma kaitsen oma väärtusi. See vahe on. Ja kui mees läheb sellest häbelikkuse barjäärist läbi, siis see on nagu elekter, seda sa tunned kehas. See on selline võimus. Aga nüüd üks asi, mis on kindlasti oluline, on see, et siin nüüd häbelikkust ei panda noh, häbelikkus ei ole, noh, kuidas ma seda ütlen, hädine naine. Häbelikkus ei tähenda absoluutselt seda, et naisel on enesehinnanguga probleeme, mis siis vastavalt, noh, ühesõnaga, see on häbistatud naine. Just. Et see on nüüd pigem see läbikukkunud oidipaalkompleks, on ju. Et seal on see, kui isa ehmatades ära naise tärkavast seksuaalsusest ja annab nii-öelda lapse tärkavast seksuaalsusest, annab talle nii-öelda jalaga. Ja ütleb, et meie tuppa sa ei kuulu sellepärast, et sa oled laps. Noh, põhimõtteliselt laseb tal nii-öelda vee peale talle. No jah, ühesõnaga ei pane teda mitte tundma, et okei, et mul on oma maailm, kus minu olemine on nagu oluline ja ema-isa on üks tervik, kelle maailma ma lihtsalt noh, sellisel hetkel või sellise suhtumisega sellises asjas ei sobi, on ju. No just jah, et see, et ema-isa teevad midagi, kuhu last ei lubata, et neil on oma nagu individuaalne suhe. Selle koha peal laps peab aru saama, et see ei tähenda, et temal ei ole isaga või ema ja et ta ei ole ära tõugatud selle vastu. Just. Et seal ongi oluline see, et kui talle tehakse selgeks, et seksuaalses mõttes sa ei saa vanemale läheneda,
aga sa oled ikkagi minu laps ja väga väärtuslik mulle. mis ilmselt on ka see, et ema siis vastavalt tütre suhtest, ühesõnaga isa, sa ütlesid, et isa roll on nagu lahutada, onju. Noh, nii-öelda. Aga siis ongi see, et selline terviklik lahutamine, selline, kus isa ei käitu valesti. Ma kujutan ette, et siin on üks versioon veel, kus isa saab valesti käituda. Mitte lihtsalt see, et ta ehmatab ära, vaid on isasid, kes hoiavad ise liigselt kinni. Ühesõnaga näiteks kas muretsedes või midagi, noh, ma ei ole kindel, kuidas see käib, aga nad tõenäoliselt muretsedes, ühesõnaga tõstes, mitte et nad seksuaalselt midagi valesti teevad või mõtlevad lapsest kuidagi valesti, aga tõstes tütar, võib-olla siis poeg ka, tõstes ta kõrgemale kohale kui ema, sest tegelikult naine mehe jaoks on tema maailm, onju. Mis tähendab seda, et laps ei saa olla kõrgemal kui ema. Väga tihti aetakse ei tohigi olla tegelikult. No just. Ja ma kujutan ette, et kui nüüd isa tõstab lapse kõrgemale kui ema, siis ta tekitab sinna kaks olukorda. Üks on see, kus naine, kes tunneb ennast hüljatult, ilmselgelt muutub oluliselt raskemaks võõrasemaks kui ühesõnaga, naine muutub oma tütre peale armukodadeks, mis ongi siis see lumivalguke, see võõrasema väga loogiline. Just, sest see on ju armukade naine. Aga see peakski nüüd ära lahenema selles Oidipaa-situatsioonis. Enne seda isa tõesti nagu kiidab oma tütart, et sa oledki minu printsess ja ta on talle väga kallis nagu. Ja ema, selles mõttes emad see väga ei puuduta, sellepärast, et tütar on nii väike, et tal ei ole seksuaalsust justkui. Aga Oidipaal konfliktis ongi see, et 6-aastane tüdruk on juba nii suur, et siis peab isa viima nii-öelda selle kütina tütre siis. Ei, põhimõtteliselt isa viib lapse, kes tõenäoliselt 6. eluaastaks võib veel magada ema isa juures, viib ta oma tuppa, teeb talle selgeks, et see on sinu kindlus. Siin sa tunned ennast turvalisena, siin sa võid areneda ja see ei tähenda seda, et meie kaome su juurest ära, aga see on meie tuba, siin meie oleme oma ette, siin oled sina oma ette. Koos võime olla igal ajal. Põhimõtteliselt ongi see, et isa annab lapsele selle kindluse astuda edasi, julgeda olla selles toas üksi. Ja kui nüüd isa on liiga klammerduv, selles mõttes ta võrgutab nagu liiga palju ja ei anna nagu järgi, siis ma kujutan ette, et see nagu saab takistuseks lapse sotsialiseerumisele, et ta ei lähe sellesse latentsesse ikka tegelikult sisse, vaid jääb. Ta on nagu emast küll eemal, aga tema seksuaalsus on veel valesti suunatud. See ei tohiks jääda isa peale suunatuks. Just mulle tundub täpselt sama, et see on nagu väga oluline koht, kus tüdrukutel, üks asi, ma arvan, et ma tunnen mõnda sellist tüdrukut, kellel võib olla säärane probleem olnud või säärane olukord. Sellepärast, et nad jäävad kohutavalt isa-tütre suhetesse kinni. Ja kuigi nagu tundub kõrvalt vaadates esimese pilguga, et neil on väga-väga hea isa-tütre suhe, siis mingi hetk sa näed, et see on natukene ebanormaalne, sellepärast, et tüdrukud tõstavad oma isa oma uutest suhetest, oma uutest meestest või poissõpradest tõstavad kõrgemale, et nad hakkavad kõike, loomulikult isa võib olla eeskuju, aga nad hakkavad kõike hindama läbi isa spektrumi. Nii et põhimõtteliselt nad ei suuda ühtegi suhet luua, päriselt nagu kindlat pikaajalist suhet, sellepärast, et nad näevad ainult isa kui, nad näevad kõiki neid poisse ainult nagu isana või kuidas? Mingis mõttes nad näevadki seda isana, aga seal on just, mina näen ohtu nagu selles, et kui me teame, et tegelikult on olemas issitütred nii-öelda, mis on vaste memmepojale. Jaa, just, täpselt, jah. Ja need on, minu arvates see on see, kus isa on nagu nii-öelda üle hellitanud. Ehk et ta ei lase emal ära tõugata. Ei aga seda ma mõtlesin, tütre tõstab emast kõrgemasse seisusse. Ja ema teeb täpselt sama pojaga. Tõstab poja kõrgemale seisusesse isast ja ei lase isal tõugata poega välja. Just.
just ja seal ongi, et aga see juhtub, ma arvan, et see juhtub väga tihti üksikvanemate puhul, ema ja poja puhul just. Jaa, muidugi, see, kui isa ei ole, siis ema üritab olla nii isa kui ema ja sellepärast nagu toetab üle või pakutab üle. No nad klammerduvad poja külge tihtipeale ja kõik sellised asjad. Et ja nüüd ühesõnaga, mis siis nüüd juhtub nende inimestega, kellel näiteks tüdrukutega, kes on nüüd saanud siis haiget oidipaalias. Kui nad on saanud väga suure löögi, siis nii-öelda nad on ära põlatud sellest kolmnurgast, ema, isa, laps kolmnurgast on nagu välja põlatud. Siis sellega nagu kukub tüdruku maailm kokku ja ta on täiesti aru saamatu, et kuidas nüüd äkki isa on nii kurjaks muutunud. Tegelikult isa nagu muutub võõras isaks, eks ju. Ja nüüd, kui tuleb teismiga ja tüdrukul hakkab seksuaalsust tärkama. Ühesõnaga peale latentset perioodi põhimõtteliselt. Ja ühesõnaga siis, kui puberteet algab, eks ju, siis see tundub nii kohutav, nii hirmus. Sest ta on õppinud lapsena, et tema seksuaalsuse avaldus kutsus esile maailma kokkukukkumise. Tähendab, isa keeras talle siis selja selle peale. Ja tekib meeletu häbitunne. Kõik seksuaalne, kõik eneseväljenduslik, kõik tekitab mulje, et ta on häbi, et ta peaks enda pärast häbi tundma. Ja, et see tüdruk ei ole mitte häbelik, vaid ta on häbiväärne. Omast arust häbiväärne. Ja siis tekivad näiteks need inimesed või need tüdrukud hakkavad ennast vigastama, sellepärast, et see seksuaalsuse väljatulek, see on nii võimas tunne ja see on nii kohutavalt hirmutav. Siit ma arvan, me kunagi teeme ühe saate ka ekstra teismeliste sellistest kannatustest. Ja, kindlasti. Aga see on nüüd üks asi, just see tärkav seksuaalsus oidipaalsituatsiooni valguses. Ühesõnaga, sealt on see alguse saanud see, kus tema lapse seksuaalsus on põlatud ära nii valusalt, et kui tal hakkab see uuesti üles kerkima, siis see ajab ta hulluks. Ja see on hästi, hästi valus probleem, et ühesõnaga seda ei ole, me teame, et neid tüdrukuid on väga palju, eks ju, ja mis poistega nüüd juhtub, poistega juhtubki see, et nad jäävadki selliseks. Üks asi, mida ma arvan, et poisid jäävad tegema sel juhul on see, et poisid jäävad tihtipeale tüdrukuid häbistama. No jah, nad jäävad põlgama tüdrukuid. Eks ju, kui tüdrukud hakkavad häbi tundma, siis poisid vastavalt hakkavad põlgama. Eks ju, et tekib siuke põlgus naiste suhtes. Selles mõttes, et ta ei kasva mitte lahku emast, aga nagu mehena. Siis eneseteadliku, väärtusliku mehena. Vaid väikse kökatsina, kes põlgab naisi. Selles mõttes. Et samal ajal, et nagu kõigi süüdistamine on alati enda enesetundevat tõstmine, on ju. Ja see on sama asi tegelikult. Et nad näevad enda selle nii-öelda kössikese nii-öelda enesehinnangu tõstmisvõimalusena ainuke võimalus neil selleks on tüdrukuid häbistada või naisi häbistada. No just, sest neid visati sealt kolmnurgast välja siis mitte väärikalt, ei juhatatud välja, vaid põlati välja. See tähendab seda, et nad ei ole tegelikult emast eraldunud, vaid neil on ainuke võimalus naistesse suhtuda ongi see, et naised on põlastusväärsed. Kus psühholoogiliselt ilmselt me võime nüüd jõuda siin selleni, et neil on nii meeletu igatsus selle ema tundeni, et ainuke viis, kus nad suudavad seda uuesti nagu leida, on see, kui nad, nagu vaata, sa oled öelnud, et viha on kõige suurem ja kõige kindlam viis hoida ennast kontaktis. Nii et kui sa vihkad, sa ei taha olla, sa vihkad oma ema ja sa ei taha ema moodi üldse olla, siis sa oled kohutavalt ema moodi just sellepärast. On ju sama asi, need poisid või need mehed, kes nüüd tüdrukuid ja naisi põlgavad ja teevad neid maha, nad tegelikult tahavad kohutavalt oma enda emaga kontaktis olla, mis tähendab seda, et nad läbi selle
see on ju seesama asi, mida nad tundsid oma ema vastu, keda nad kohutavalt igatsesid, kelle juurest neid ebaausalt või ebainimlikul moel välja tõrjuti. See ongi sama, et ma pürgin ema poole ja nüüd isa käratab mu need kaugus kurat siit. Ühesõnaga, et sa oled vääritu, mine minema. Sa ei tohi mu naist puutuda. Siis, aga ma jätkuvalt tegelikult tahan ema saada. Ja siis ma surun selle... See kontakt tegelikult ei katke. Ma surun selle tungi ema suunas, surun põlgusega alla. Ja lapsena sa mõtled, et ma olen paha, ma ei sobi kuhugi, mind ei taheta, on ju. Ja just, ja täiskasvanuna sa jäädki nagu naisi põlgama. Otsides kogu aeg kontakti. Just, et tegelikult on see nagu see põlgus on tegelikult enesekeeld, et sa ei tohi ema võtta, sa ei tohi naist puutuda. Sul on nagu keel, no et ühest küljest, see on nüüd selline eriti julm viis kastreerida. Aga see on hämmastav, kui palju on tegelikult selliseid mehi nagu ilmas, sest mõttes sa näed, kui paljudes meestes on väga palju, kas alla surutud, väga tihti juhtub, et sa näed, et see ei ole alla surutud, see viha naiste vastu. See tuleb eriti välja siis, kui mõned mehed joovad, aga see tuleb nagu välja ühes või teises käitumises. Võib-olla nad on võib-olla neil on piisavalt hea eetika, moraali, koodeks, mis iganes, et see ei paista üldises käitumises kogu aeg välja. Aga samal ajal mingil moel see tuleb tavaliselt välja inimestes. Ja neid mehi on ikkagi maailmas väga palju, kes naisi niimoodi põlastavad. Ja samamoodi väga palju on naisi, kes teevad mehi maha ühel, teisel ja kolmandal moel kogu aeg. Et see on täpselt sama see kontakt on, või ühesõnaga see, nad neid ei ole õigesti eraldatud selles oidipaalkompleksis või oidipaalkonfliktis isast või emast. Ja nad kannatavad terve elu sellepärast selles mõttes, et neil inimestel kõik suhte loomised, kõik asjad käivad läbi ikka väga-väga suure eneseületuse, et need inimesed üldse suudaksid suhet luua ja et see suhe püsiks. Ma arvan, et see on äärmiselt keeruline. See oidipaalsituatsioon, see on tegelikult kõikide meie suhete alus. Sealt näiteks tuleb ju armukadedus, eks ju. Seesama, et armukades on tegelikult seesama laps, kes näeb oma vastassoost vanemat ja kujutab ette, mida ta teeb teise vanemaga. Ehk et ja siis ongi, kui ta nüüd tulevikus loob suhteid, näiteks abiellu, siis partner ei pruugi mitte mingit põhjust anda armukadeduseks. Aga tema enda peas on kogu aeg see kolmas on seal juures. Isegi kui seda pole ühtegi, polegi mitte midagi, siis ta ainult näeb seda kolmandat. Tegelikult selline tunne, nagu ta eemaldab ennast sellest suhtest kogu aeg. No teatud mõttes ongi, et kui ta ei ole minuga, siis ta on järelikult kellegi teisega. Tal ei ole sellist asja, et ütleme näiteks, et ma olen mees ja et minu naine nüüd võib suhelda, ajada oma tööasju. On ta siis sõbrannadega või on ta sõpradega, seal ei ole kokkuvõttes mingit vahet. Sest see on tema suhe, see ei rikku minu suhet temaga. Just, et tal võib olla nagu mingisugune eraldi olemine. Aga asi ongi sellest, armukade inimene ei arva, et naisel või mehel võib olla eraldi olemist üldse. No ta ei suuda niimoodi üldse arvata, sellepärast, et ta ei ole sellest kolmnurgast eraldunud. Tema jaoks ongi see, et kas nüüd on minuga või ei ole minuga. Kas on minuga või ei ole üldse, või tähendab, mis ei ole üldse, või tähendab, et ühesõnaga iga asi, iga tühi koht, mis seal kõrval on tegelikult, mida ta ei näe. Selle tühja koha sees on tegelikult hüpoteetiline konkurent. Jah, just. Ja põhimõtteliselt kõik, ma ei suutnud praegu välja mõelda, kõik naised on libud, aga kuidas meeste kohta öeldakse? Mehed on üldiselt sead, aga aga selles mõttes piltlikult ongi, et täpselt niimoodi nad, see on selline karakter, mille nad annavad oma kaaslasele, kui nad ei suuda teda näha kui vabalt armastav inimene. Armukadedal inimesel on ka see, et ta tegelikult
samastudes teisega kujutab ette, et tal oleks kõrvalsuhe. Mhm. Noh, see ei ole küll muidugi mitte väga välja pressiv, aga põhimõtteliselt armukade inimene on tegelikult ise kogu aeg lööb üle aisa mõttes. jah, vot ma olen mõelnud sellele, et mina olen ennast, me lähme nüüd väga või sellest kuradi, vabandust, sellest latentsest east ära, aga ma mõtlesin praegu oma armukadedusele, mis mul oli väga pikka aega. Aga ühesõnaga, ma olen nagu olnud aastate jooksul mitu korda armunud, aga ma ei ole kunagi vaadanud ühtegi meest ja mõelnud, et ma tahan teda. Peale nagu selles mõttes, et ma olen nagu, noh, jah, mul on tekkinud armumiskoht, aga minu arust armumine on hoopis midagi muud kui seksuaalne tung. Ei, muidugi, noh, see viib tihti seksuaalse Tungini, jah. Ja tungini, aga see ei tähenda automaatselt, et see on seksuaalses juures. Ma lihtsalt mõtlen, et minu armukadedus pole kunagi olnud nagu võib-olla tavaline. No ei ole, no selles mõttes ma ju töötan inimestega ja mul on alati siin palju naisi ümber seoses. Ma olen kõigi nende peale väga armukadedus. Ma tean, aga sinu armukadedus, sa saad sellest jagu. Vähemalt selles mõttes, mul on mõistus olemas, mul on ratsionaalne, loogiline mõtlemine olemas. Aga armukaded, patoloogiliselt armukaded inimesed, nad ei saa mitte midagi teha, nad lähevad hulluks täiesti. Selles mõttes, et nad ajavadki täiesti, noh, kuni hullumajani välja tegelikult. Et see ongi armukadedus luul, ongi olemas selline, et noh, et ta ei saa üldse enam nagu midagi aru. Ta ei saa mitte midagi teha, see on täiesti üle tema pea. Siis põhimõtteliselt nagu need, kellel on kõik need hullud teooriad või? Paranoikud. Jah, just. No midagi selline. No põhimõtteliselt see armukadedus luul ongi üks paranoia liikidest. Aga nüüd on meil aeg täis, et eks me järgmises saates jälle jätkame ja jõuame sinna rohkem teismeid ka. Ja nüüd siis selleks korraks siis kõigile head aega ja nägemist.